Toiduainete töötlemise kontekstis võiks seda defineerida kui oskuste, teadmiste, hoiakute kogumit, mida läheb vaja toiduainete käitlejal, et oma igapäevatöös teha keskkonnahoidlikke ja ressursisäästlikke valikuid. Ja siia hulka kuuluvad siis oskus energiasäästlikult toota, vältida toidukadude teket, väärindada tootmises tekkivaid kõrvalsaadusi, valida keskkonnahoidlikke puhastusvahendeid ja pakendamisviise ning lõpuks ka kogu neid protsesse, siis nende protsesside mõju hinnata keskkonnahoidlikkuse seisukohast. Et ühte roheoskust, milleta toiduainete sektor enam hakkama ei saa, on väga keeruline välja tuua, sellepärast et kogu toidusüsteemi kestlikkust mõjutavad erinevad oskused, sealhulgas siis alates siis kuidas me toorainet kasvatame ja lõpuks, kuidas me jäätmeid käitleme. Ja need on kõik omavahel seotud ja toetavad üksteist, aga kui nüüd ikkagi tuua välja üks roheoskus, siis ma nimetaks selle raiskamise vähendamine. Kui me liigselt tarbime energiat või ei kasuta kõrvalsaaduseid ära või kui erinevates etappides tekivad toidukaod. Et just nimelt selle raiskamise vähendamine, et see võiks olla selline keskne roheoskus, milleta enam ei saa. Peamiseks saavutuseks peab ma toreda ja tugeva koostöövõrgustiku kujunemist. Et ma loodan, et need teemad, millega me siin projektis siiani oleme tegelenud, et me tegeleme nendega edaspidi ka koostöös edasi. Teiseks tooks välja ettevõtete roheoskuste vajaduste kaardistamise, et näha, milliseid roheoskusi ettevõtetes, millega juba tegeletakse ja kus on puudujäägid. Ja kolmandaks vaatasime otsa ka toidutöötlemise õppekavadele ning kui ülikoolides juba õpetatakse roheteemalisi aineid, siis kutsekoolides on teemad pigem integreeritud erinevatesse moodulitesse ja suunatud õppijatele iseseisvaks tegutsemiseks. Et vaja oleks siis ühte sellist laiemat ja terviklikku rohemoodulit, mis võimaldaks siis uusi tehnoloogiaid ja teadmisi ka kutsekoolidesse edasi viia. Suuri probleeme ja väljakutseid ei olnud, aga võib-olla mu enda jaoks oli üks keerulisemaid teemasid sõnastada õpiväljundid erinevatele tasemetele, et alates siis kutsekoolidest kuni ülikooli magistriõppeni välja. Aga selle me lahendasime niimoodi, et lisaks nendele laiadele roheoskustele me sõnastasime ka konkreetsemad teemad. Saime konsortsiumi liikmetega mitmeid kordi kokku, et jõuda ühisele arusaamisele, et milliseid oskusi siis erinevatel tasemetel on vaja. Ja kindlasti oluliseks sammuks oli ka ettepanekute esitamine erialaliitudele tagasisidestamiseks. Ja saime siis teada, et me oleme õigel teel ning ka sisulisi ettepanekuid. Loodan, et konsortsiumi töö tulemusena muutub toiduainete töötlemise eriala tugevamaks, ajakohasemaks, et kutse- ja ülikoolides õpetatakse oskusi, mida päris elus vaja on, ja sealhulgas siis ka roheoskusi. Ja meie eriala lõpetajad võtavad need teadmised oma igapäevasesse töösse ja ka eraellu kaasa ning on siis eeskujuks ka teistele. Toidutööstustele koolituse, säästlik toidutootmine ja töötlemine, mille raames siis üheks ülesandeks oli kursusele osalejatel leida mingisugune parendus, et muuta ettevõtte tootmisprotsessid säästlikumaks. Ja huvitav oli see, et neid parenduskohti oli väga palju, ja tihti olid lahendused väga lihtsad, aga me lihtsalt igapäeva töö kõrvalt ei pane neid tähele. Ja seetõttu on väga oluline siis keskkonnateadlikkust tõsta, et me neid parenduskohti tähele paneksime ja ka ellu viiksime.